Artur Jeremeev sinises trikoos, tema on Kristjan Pressi õpilane, Tartus harjutanud maadlusega tutvust teinud maadlusklubis Kalev Englas ja Gor Hatšatrjan on maadlusega alustanud ilmselt Armeenias. Hatšatrjan on U17 vanuses 2023 aastast Euroopa meistrivõistluste pronksmedali omanik. Artur Jeremeev on ka mitmel korral tiitlivõistlustel medalimatši jõudnud. 2019-2021 aastal Euroopa meistrivõistlustel 5. koha omanik, küll noorteklassis U15-U17, aga 2023 aastast on Arturi veteranidega U23 maailmameistrivõistluste 5. koht, nii et ka väga kogenud sportlased tegemist on. Ja siin on nüüd väike ebakõla, kuna Artur proovis teha võtet, riskeeris ja ei võttest alla, siis 2 kohtunikku näitavad, et püstiseisus tuleb matši jätkata. Ja see olukord tõlgitakse nüüd selliselt, et Artur Jeremeev jääb passiivseks, läheb partneris alla ja Gor Hatšatrjan läheb 1-0 seda matši juhtima, saab siit aktiivsuspunkti ja matši jätkub partner asendis. Ja nüüd üritas punases trikoos maadleja teha heinet üle rinna või pool pöördekat üle enda. Artur selle eeskujulikult ära kattis, punases trikoos maadleja jäi silda seljaga mati poole ja selle katmise eest siis nii-öelda silda viimine Arturi poolt ja 2 punkti sellega teenib. Väga kogenud liigutustega ja tehnikaga vastase rünnaku ära kaitses ja siit 2 punkti Artur juurde teenib ning seda matši juhtima läheb ja 40 sekundit enne esimese perioodi lõppu selle matši edu enda kasuks pöörab. Siin Arturi treener appelleerib, et oli jalast haaramine. Kohtunikud hetkel selles osas mingit seisukohta ei võta. Võimalus on treeneril ka protesteerida, esitades väljakutse kohtuniku otsusele, aga praegu hetkel seda ei tee. Ja nüüd lavakohtunik näitabki punasele hoiatust jala taha panemise eest, see on Kreeka-Rauga maaduses keeratud ja Artur teenib siit 1 punkti ja 3-1 selle matši juhtima läheb siin ka laua kohtunik Nikita Tšehhoni, kutsub punases trikoos maadleja enda juurde, teeb talle sõnalise märkuse ja juhib tähelepanu sellele, et jalaga maadleda ei tohi, jalga taha panna ei tohi. Aga seda muidugi need meeldisi teavad ka väga hästi. Ja seda matši vilistab Jaako Kivimägi ja meie noor nutikondne kohtunik. Karjääri kohtunik on teinud. Ja kõrgemat noore juba juuri teinud tiitlivõistlustel. Ja teine periood algamislas ütleme nii tormakalt, et punases trikoos Gor
tahab siit aktiivsuspunkti saada ja väga tugeva surve Arturile peale paneb, et Matis Kärja proovib maadelda, seda ka õnnestub, teenib siis terve ühe punkti ja seis on 3-2. ja arsti on nüüd hetkel tarvis. Vist on veri lahti. Veri pannakse lihtsalt väikse vatitampooniga kinni ningas ja tuleb edasi võidelda. Siin kohtunikud seisuvad 3 kohtunik on 2-1 otsustavad, et Artur passiivsem on hetkel ja 3 jääb skooriks tablool. Artur veel juhib, kuna ta on teeninud ühe kahepunktilise tegevuse sooritanud ja viigi korral siis see, kellel on kallim punkt, kõrgema väärtusega punkt, see matši juhtima jääb. Nüüd on veel minut minna. Ja täpselt sama stsenaarium. Aga nüüd kohtunikud nägid siis ilmselt seda, et Artur Matist välja astus või kukkus väljapoole Mati esimesena. Ja nii-öelda Matist välja trügimise eest siis Hatšatrian siit punkti juurde teenib ja 4-3 seda punkti enne 30 sekundit ja matši lõppu juhtima läheb ja 4-3 hetkel on seis. Ja nüüd Artur peab ühe punkti kindlasti võtma, kui on eesmärk see matš võita ja siin ta head aktiivsust ja survet näitab. 20 sekundit minna Artur. Nüüd on siin viimased energiavarud 10 sekundit. Ja tänase õhtu ehk kõige tasavägisema matši võtab võidusid 4-3 punktiskooriga Hatšatrian. Ja